Minu nimi on Hannes Ermaküla ja mina olen suhteliselt aktiivne harrastussportlane. Ma sõidan ratast, ma suusatan, ma ujun, ma käin jooksmas, ma käin igasuguste rahvaspordiüritustel. Isegi täispikka triatloni Tallinna Ironmani tegin ära. Ehk siis ma piitsutan oma keha suhteliselt kõvasti. Selleks, et olla kindel, kas mu keha tuleb ikka treeningkoormusega toime, ma kontrollin ennast vereanalüüsidega regulaarselt. Ma tean seda, et kui D-vitamiin on paigast ära või rauda pole piisavalt, siis ei ole ka vastupidavust ja ei saa trenniga hakkama. Lisaks sellele tuleb kindlasti vältida krampe ja vaadata, et lihased oleks üle koormatud. Ka seda saab vere kaudu kontrollida. Tervisesportlase paketi oleme loonud koostöös spordiarstidega. Sellesse koondatud 12 vereanalüüsi annavad võimaluse hinnata nii lihaste kui ka kogu organismi ülekoormust, lihaskahjustusi, aga ka koormusest taastumise võimekust organismil. Kuidas on valkude tarbimisega lugu ja milline on lihastööks oluliste kaltsiumi ja magneesiumi tase organismis ning milline on D-vitamiini ja rauavaru, mida on väga vaja nii vastupidavuse kui ka lihasjõu tagamiseks. Eriti mugav on see, et sa ei pea verevõtuks aega broneerima. Tuled lihtsalt hommikul söömata kohale, annad oma 3 tilka verd ja õhtuks on juba Synlabi patsiendi portaalis info olemas. Esimesel korral ma võtsin juurde ka laboriarsti konsultatsiooni, kes kõik need tulemused spetsiifiliselt lahti seletas. Muidugi siis omakorda mina arutasin neid tulemusi koos oma treeneriga. Nüüd võrdlen juba iga-aastaseid tulemusi ise ja teen siis vastavaid korrektuure kas söömises või toidulisandite või vitamiinide võtmises vastavalt siis vereanalüüsi tulemusele. Trenn on oluline osa minu elust, aga seda tuleb kindlasti teha teadlikult. Nii et testi tervist!